Mis on see, mis meid armuma sunnib? Kust see tuleb? Ja kuhu ta siis varsti kaob? Mõtted käivad siis aina ühes suunas ja raske on need vabaks saada. Ühed ja samad stsenaariumid algusest lõppu, et siis uuesti alata. Kuidas ta ruumi ilmus, kuidas ta vaatas, kuidas ta oli. Sellel puhul ei peagi midagi suurt korda saatma. Piisab, kui ta lihtsalt on. See on väga eriline ja tähendusrikas. Mõnel inimesel kaobki siis kõnevõime ära. Kui juba kord on selline jäägitu teineteise mõistmine, siis sõnad ongi üleliigsed. Sõnu, tähti, kirjavahemärke läheb vaja hiljem, aastate pärast, siis kui teineteisest enam aru ei saada. Ei tea, kas igaüks jõuab elus ühel päeval tõdemuseni, et kuskil on olemas üks prints valgel hobusel, kes ta ära päästab. Ja hakkab siis lahtisemate silmade ja lühema seelikuga ringi vaatama. Printsi valgel hobusel võib põhimõtteliselt otsida igalt poolt. Kinost, teatrist, kontserdilt, kohvikust, mõnelt meeldivalt väliürituselt. Aga võimalus sealt teda leida on nullilähedane. Printsid valgetel hobustel ilmuvad tavaliselt väga tähenduslikult. Ronivad välja aiaaukudest või kukuvad taevast. Ja te saate kohe aru, see siin praegu ei ole juhus, vaid üks saatusest ette määratud ja minu tahtele absoluutselt allumatu. Kui mina olen otsingul, püüan teeselda täielikku ükskõiksust. Siiski on see mulle ilmselgelt näkku kirjutatud. Paljud meist otsivad, mõni ka täiesti avalikult ja ausalt. Vahel on printsid valgetel hobustel maskeerunud, näiteks korralikeks pereisadeks. Siis võivad nad olla printsid valgel hobustel üheks õhtuks. Kui oled meeleheitel ja sinu otsinguid pole pikka aega krooninud edu, võid vabalt selliste ohvriks langeda. Põhimõtteliselt pole neil ega teistel printsidel vahet. Nad suudavad sind kõik võrdselt õnnelikuks teha, lühiajaliselt. Üldiselt vanemad ja kogenumad naisterahvad teavad, kus tõde on. Aga enesepettus on võimatult magus asi. Mina olen väga suur unistaja, hea ettekujutusvõimega. Mingi probleem ei ole suvalisele kaagile kuldne kuu selga mõelda. Ainus, kellele ma seda selga ette kujutada ei suuda, on minu oma mees. Seal ma tahaksin näha päris kuud. Üldiselt lõppevad kõik lood printsidega valgetel hobustel melodramaatiliselt. Printsi ootab ees kas missioon Linnusita saarele või perekond. On vahel siiski ka see võimalus, et prints ei kvalifitseeru. See on juhul, kui ta hakkabki mõtlema seda, mida räägib ja tekib reaalne plaan mind päästa. Kord tahtis üks prints põrutada minuga Vahemere äärde ja seal siis kohvikut pidada ja muretut elu elada. Kes tahaks endale siis printsi valgel hobusel päriselt? Nood ju elavad ainult muinasjuttudes ja unelmates. Aga kui unistustest saab päris elu, siis kellele see meeldiks? Unistusi ei tohi mitte kunagi kelleltki mitte ära võtta. Nad ei tohi täitada. Aitäh!